Messid on ideaalsed keskkonnad uute suhete ja kaubandusvõrkude loomisel. Ideaalne platvorm iseenda ja oma toote tutvustamisel või viimisel võõrale territooriumile. Messidel osalemine nii kodus, kuid eriti just võõrsil on paraku kulukas ja seda nii väiksematele kui äsja alustanud ettevõtetele. Just sellepärast saavadki pealinna ettevõtted Tallinna ettevõtluskeskusest taodelda messitoetust nii sise- kui välismessidel osalemiseks. Täna uurimegi, millised on ettevõtte võimalused messitoetuse saamiseks nii Eestis kui välismaal. Siitsamast Tallinna ettevõtluskeskusest saavad ettevõtted taotleda nii sise- kui välismessitoetust. Õige kontakt, kelle poole oma sooviga pöörduda, on Tallinna ettevõtluskeskuse ettevõtluskonsultant Kätlin Veik. Mida soovitada ettevõttele, kes kaalub messile minemist? See tuleb hästi läbi mõelda. Messile ei saa minna niimoodi, et ma lähen lihtsalt, astun läbi, vaatan, mis seal pakutakse. Mina soovitan alati inimesel võtta kas või paber, pliiats, panna natukene mal paberi peale kirja, mis ootused mul on, mis ma sealt tahan, kas ma olen valmis sinna minema. Ja kui sa oled valmis, siis meil on täitsa olemas ju Eesti-sisesed messid, meil on olemas välismessid, et kus vähegi ennast turundada saab, julgelt soovitan, minge, võtke osa. Kui suur on messitoetuse saajate protsent? Sisemessidel on tegelikult meil olnud niimoodi, et aastas on kas 160 taotlejat ja nendest isegi 85% on läinud rahastamisele. Milline peaks olema välismessi ettevalmistus? Välismessiga soovitan veel rohkem põhjalikumalt mõelda kui nüüd sisemessiga. Et välismess on tegelikult kaugemal, ta on kulukam ja seal on tegelikult veel rohkem raha läheb kui sisemessiga. Kindlasti paneks südamele, tehke omale tegevuskava. Pange paika jällegi oma ootused, oma tooted, oma teenused ja ega seal muud ei olegi, kui julged peale hakkamist ja ainult minna. Millised on kõige eksootilisemad välismessid, kuhu te oma ettevõtetel olete aidanud minna? Minul on isiklik kogemus olnud kõige eksootilisem oli üks tubli ettevõtja, kes võttis julguse kokku ja läks Dubaisse. Siis on tulnud meil Norra, on olnud Saksamaa, siis isegi on Venemaa ja lähematel on olnud ka Läti ja Soome. Lähme külla kondiitriäri Pavlova perenaistele, kes on tänu messitoetusele käinud nii Tallinna toidumessil kui ka Dubais välismessil. Astume sisse ja vaatame, milline on nende kogemus seoses messitoetusega. Kuidas jõudis teie ettevõtteni teadmine, et on võimalik taotleda messitoetust? Me hakkasime otsima ja siis jõudis meieni see teate, et Tallinna ettevõtluse amet nagu toetab seda. Me võtsime ühendust ja saimegi sellele esimesele messile minema, see Eesti sisemine. Ja siis teine tuli juba siis mingi aasta pärast. Siis me juba teadsime ja küsisime. Millise kogemus andis teile osalemine Eesti messil? Eesti mess oli meie esimene mess. Meie jaoks oli uus asi. Me saime väga hea kogemuse seal, kuidas messiks ette valmistada hästi, kuidas ennast positsioneerida, kus kohas nagu olla ja nii edasi. Ja me saime aru, kes on meie kliendid, et kuidas ennast turustada nagu siin Eestis edaspidi, et kas messi abil või siis veebi kaudu või siis sihitud reklaam või mis iganes. See mess aitas igatpidi ennast nagu selle turu peal aru saada, ütleks nii. Kuidas tuli otsus osaleda Dubai messil? Kahe peale, et esialgu me planeerisime tegelikult Londoni. London on siuke vanem frantsiisi mess ja me mõtlesime, et lähme sinna, aga siis me rääkisime natukene ja otsustasime, et see idaturg on palju atraktiivsem
palju ahvatlevam ja palju võimaluste pakkuvam. Et seal on rohkem inimesi, kes armastavad magusat ja konkurents ei ole nii suur, sest seal Dubais ja üldse nagu idas inimesed armastavad magusat, aga need, kes teevad hästi ja head, on päris vähe. Nendel on nagu väga suur huvi just nagu mingi prantsuse desertide vastu ja nii edasi. See on suur popasi seal. Millise valmisolekuga te Dubaisse läksite ja kuidas teid seal vastu võeti? Eks ikka need hirmud meil olid, aga me rääkisime seda kõik Eestis juba üle, et mida me räägime, kuidas me seda räägime ja isegi olid nagu eksprompt küsimused välja mõeldud. Aga see power tuli sisse ausalt öeldes esimesel päeval, kui sa nägid neid inimesi, sa nägid neid väga rikkaid inimesi, kes need on investorid, kes kõnnivad sealt mööda ja siis sa saad aru ka, et sa oled tegelikult selle osa. Kuidas see mess erines Eesti messist ja millist kasu te sealt saite? No esiteks me saime kasu see, et meil oli see kogemus. See on väga-väga suur pluss. Nad erinevad sellest, et seal messile tulevad inimesed, kes sihikindlalt tulevad investeerima. Seal ei ole juhuslikult käijaid. Kui ütleme niimoodi, et Eesti investorid võib-olla mõtlevad seda hästi kitsalt, siis nemad mõtlevad hästi globaalselt, sest et see investor, kes seal tuleb, ta juba teab algselt, et ta ei jää ühe kohaga piirduma, vaid ta peab laienema. Kui lihtne või raske oli Pavlova jaoks messitoetuste taotlemise protsess Tallinna ettevõtluskeskusest? Ma väga kiidaks siinpool ametnikuid, nad aitasid igat pidi, nii kui nad said, nad seletasid, nad aitasid neid dokumente kokku panna, nad suunasid meid ja ütlesid, et seda võiks teha ja nii edasi, et selles mõttes, et see protsess oli lihtne. Nad väga elasid kaasa meile, ma ütleksin, et kuidas teil läheb ja kuidas teil ikka läks ja te olete nii tublid ja nii edasi, et meil oli, meie tundsime, on ju, et meid on toetatud, mitte lihtsalt rahaga, aga ka, et inimesed läksid nagu mõttega kaasa. Kui sind inspireerib mõte viia oma ettevõtte kas sise- või välismessile, siis uuri lähemalt Tallinna ettevõtluskeskusest.